Tere kõik käesurumissõbrad! Räägin natukene Eesti lahtistest meistrivõistlustest, mis tulevad siis 23 november, mitte 23 oktoober ega september, sest mõned on küsinud, et kuidas see võistlus siis läks. 23 november on siis võistlused. Ja miks lahtised meistrivõistlused tähendab seda, et kõik, kes töötavad, õpivad, elavad Eestis, mitte need inimesed, kes tulevad spets, ma ei tea, ütleme Venemaalt või Ukrainast siia võistlusele, nemad võistleda ei saa. Kui sa elad, töötad, õpid Eestis, siis sa võid siia võistlusel osaleda. Tähendabki, et lahtised Eesti meistrivõistlused. Nii, ja HC Gymis toimub. Mitte siis Lasnamäe HC Gymis, vaid Sikupillis Tartu maantee 87D. Kas pealtvaatajatel on tasuta? Ei ole. Et pealtvaatajad samuti peavad 3 eurot maksma, et jõusaali sisse tulla. Et kuna jõusaal meie käest HC Gym ei küsinud mitte midagi, seega nii lihtsalt on, et üldjuhul pealtvaatajad, me oleme ise olnud alati pealtvaatajad, võistlejad ise on olnud pealtvaatajaid on väga vähe olnud, et üldjuhul on need olnud siis kas fotograaf või mõned abistajad, kes meil on olnud. Need, kes spets tulevad vaatama seda võistlust, no neid ei ole väga palju olnud, seega otsustasime, et teeme siis jõusaalis selle Eesti meistrikad. Ja võistluskategooriad siis. Meil on algajate kategooriad see aasta kuni 85 pluss. Meil on lausa 2 kategooriat algajatele, kuna algajaid tuleb. Ma olen juba väga kindel, et neid tuleb. Ja neid tuleb päris palju. Eesti mõistes siis. Ja juuniorid kui on kuni 18 aastased, võivad samuti minna siis algajate kategooriasse. Naiste kategooria muidu on 5 eurot siis pilet, mitte pilet, aga siis osalustasu. Naised seda maksma ei pea. Ühesõnaga, kui te olete mees ja tulete HC Gymi, maksate 3 eurot, saate sisse, maksate meile 5 eurot. Võite kõikides kategooriates osaleda, kui tahate, kuhu te sobiksite siis, et loomulikult 100-kilone mees ei saa alla 85 kilogrammisesse gruppi minna, see on siililegi selge, aga kui te olete algaja ja lähete 85 pluss kilogrammi gruppi, võite te ka loomulikult pro 90 kilogrammi pluss gruppi minna, kui te kaalute näiteks 100 kilogrammi. Nii, ja siis kuidas see võite välja selgitamine, et eelnevad aastad on olnud käed eraldi, see aasta on 2 kätt koos. Et kui teil on üks käsi tugevam ja teine on nõrgem, siis ma ei tea, pange ikkagi see nõrgem käsi ka, et proovige laua taga, et kui te tõesti nagu on super vigastatud või midagi, siis te ei pea sellega võistlema, sest te saate lihtsalt selle käega viimase koha oma kategoorias ja te saate punkte ikka. Ja 2 käe kokkuvõttes siis arvutame punkti summad niimoodi, et esimene koht saab 100 punkti, teine koht saab 80 punkti, kolmas koht saab 60 punkti ja nii edasi. Ühesõnaga, kui te saate esimese koha vasaku käega ja kolmanda koha parema käega, siis kokku saate 160 punkti. Kui teine teie võistleja, kes on samas kategoorias, saab vasaku käega teise koha ja parema käega teise koha, saab ta 80 pluss 80, samuti 160 punkti. Ja siis, kui on võistlejad viigis, on võitja see, kes kaalub vähem. Nii et väga tähtis on kaalumine. Kaalumine on väga-väga tähtis. Ja nii et kui te olete seal, loomulikult kui teil on seal 130 kilogrammi, siis ei ole väga vahet, et no selles mõttes on ikka vahet jah, et kui on keegi seal veel teist raskem. Ühesõnaga, et siis kui on viigis, otsustab võitja, tema võistlejate kaal otsustab siis, kes võidab. Ja reeglid on nagu ikka, küünarnuki vead. Eriti algajatel peab vaatama küünarnuki vigu. Et tuleb üle korrata kindlasti,
et ei tohi küünalnuksis libiseda ettepoole, ei tahapoole, ei tohi tõusta. 2 viga on kaotus. Valestardid on samuti siis hoiatus ja 2 hoiatust on 1 viga. Ma tahaks veel öelda, et kui ohtliku positsiooni läheb keegi, siis kohtunik võib anda kas hoiatuse või vea, olenevad, kui ohtlik positsioon siis oli või kas siis tõesti mindi sinna ohtliku positsiooni viimases hädas ja meelega või siis kogenematusest. Et oleneb täiesti see. Ja kui lahti libistatakse meelega käsi, tõmbad alt niimoodi käe lahti, siis samuti on see viga. Ei tohi meelega lahti tõmmata, peate üritama ikkagi kinni hoida ja üritama suruda. Ei saa lambist niimoodi strapsi peale minna, et loomulikult te võite nagu ikkagi meelega lahti libistada, aga kui kohtunik sellest aru ei saa, et te meelega lahti libistasite, siis on kõik korras. Oleneb siis näitlemisoskusest ja reeglite tundmisest natukene. Et kes reegleid väga hästi ei tea, siis need leiab, kus need leiab? Meie kodukalt leiab neid. Ja tegelikult ma peaksingi reeglid ka panema üritusele. Väga hea. Et siis saate ka reegleid lugeda üksipulki läbi, eriti siis algajad. Kuigi ei tee ka paha, kui prood loeks läbi need. 30 sekundit on aega tulla laua taha. Gripp 30 sekundit, kui ei suuda grippi võtta, siis referii gripp ja nii edasi. Ja ma ei teagi, kas ma seda mainisin, et naistel on võistlus tasuta. Vist mainisin. Ühesõnaga, karikad, medalid on olemas, tulge kohale, võtke mingi sõber kaasa ja come on, saab kõva olema, sest suur kategooria. Seal on nii palju häid surujaid meid see aasta koos ja algajad samuti. Igasugu huvitavaid talente on. Ja huvitav, kes mulle vastu tuleb? See pole oluline, igal juhul. Tulge oma karikatele ja medalitele järgi. Tšau!